tere, selles osas ma võib-olla natukene ärataksin sinus läbi küsimuste sinu enda nii-öelda reiki meisterlikkuse teekonna. Et kindlasti võivad siin ärgata mingid läbi küsimuste midagi sinu sees, kuid kindlasti küsi ka iseendalt midagi sarnast või vaata, mis sinus ärkab. Võib-olla mingi küsimus avab hoopis mingi teise küsimuse ja nii edasi. Võib-olla sa oled märganud, et nagu ma eelmises osas, et minu õpilasel on olnud läbi elu niisugune kinnisvaraliin. Tal on pärandatud kinnisvara, tal on alati olnud kindel töökoht, kindel kodu, et selline baas. Ja ta on nagu saanud päranduse selle, ta on elanud nii külluslikult selles osas, et ta ei ole pidanud ise, ta käib küll töö juures, kindel töökoht, aga tal on alati kodukoht nii-öelda kindlustatud, olnud nii-öelda tasuta talle see kingituseks antud. Ja nii tädi poolt kui ka isa poolt, nii et mitmes mõttes, et tal on nagu selles mõttes õnnistus olnud läbiv joon selline kinnisvara. Ja ka töö. Temal tuli reiki meistrist see läbiv joon, mis läbi elu temal on olnud selline südamelähedane või oluline ja väärtus, tema elu põhiväärtus. Aga võiksid mõelda, mis on sinu elus selline eluliinis, kas on suhted, kas on kodu, kas on oma enese avastamine, töö, mis see on? On see tervis? Raha, mis on see läbiv joon, mis lapsest saati on sind paelunud, mis küsimatagi sind äratab, muudab elevaks, motiveerib, mis on olnud need mängud, mõtted, jutuajamised, väärtused, mis on see toit äkki või ühesõnaga inimestel on see väga erinev. Või on see mingi anne sul või mõtle, mis see võiks olla, mis on läbi elu lapsest saati sind saatnud. Aga võib-olla vahepeal on see olnud uinunud olekus, aga lapsest saatis oli küsimatagi sind äratab ja kui sa praegu meenutad seda, see tekitab sulle naeratuse, äratundmise. Ühesõnaga, sinu elus võib olla mingi läbiv joon või võib olla ka sinu eluliinis, see võib olla sinu suguvõsaga mõjutatud. Mingi väärtus, mingi pärand, emotsionaalne või füüsiline mainepärand, millega sa oled justkui nagu kokku puutunud ja mis on sulle rõõmu valmistanud, sulle meeldinud, sind kirglikuks muutnud. Ja see on olnud sinu selle elu läbiv joon, võib-olla ka eelmiste elude, aga kindlasti selle elu läbiv joon läbi sünnist kuni siiani välja. Mis on see miski, märksõnad, võib-olla on seal mitut märksõna isegi. Mis on need märksõnad, mis on nagu niidina läbi sinu elu, läbi teiste inimeste, läbi sinu enda, läbi väliste sündmuste, keskkondade, justkui nagu on sind sidunud. Ja on, võib-olla sa taipad, võta aeg, pane kas või paus ja mõtiskle selle üle, visualiseeri seda, see võib ka hiljem avalduda. Mis on see, mis on tähtis sinu jaoks, mida sa oled jätkanud, mis on sinu väärtus, mis sulle meeldib, mis sind äratab, kirglikuks muudab, mis tekitab sulle sellise baasi, turvatunde, hea mugavuse, tunde, õnnetunde, rõõmutunde. Leia see läbiv joon. Kui seal on vaja midagi tervendada, tee kaugreikit minevikku saada, et see joon saaks vabalt lokata sinu elus, kui sa seda soovid. Mis on sinu hingekutse, sinu sügavaim hingevajadus? Saa sellega kontakti, hoia seda, teadvusta seda, niimoodi see võimendub, niimoodi see loob veel omakorda võimalusi juurde ja küllust. Sa saad mingi ühenduse sellega, kindluse sellega,
et isegi läbi tundmatuse see on alati sinuga kaasas olnud ja sa oled alati saanud selle juurde kas pöörduda, kui tahad, või seda taas äratada. See äratab sinu tõelise olemuse, sinu baasväärtused, sinu eluväärtused, sinu hinge essentsi. Mis on sinu hinge essents, sinu tõeline olemus? Sinu elu põhiväärtused, rõõmud, tugevused, anded, talendid, oskused. Saa nendega kontakti. Mida sa tulid otsima, kui sa reikit tulid õppima minu juurde? Mida sa tulid saama, mis soovis sinus ärgata või avalduda või millele sa tahtsid kinnitust saada? Mis oli see põhieesmärk ja kuidas siit edasi? Ära unusta, et tegelikult sinu kõrgem mina läbi meistritasandi, Taiko Maio, teen selle häälestuse kohe ka. Kõik vastused on sinus endas juba olemas. Mida sa soovid saada? Saa nendega lihtsalt ühendust, nad on olnud võib-olla uinunud olekus, sest sa oled rahvamassiga kaasa läinud või teiste mustritega oma suguvõsas. Aga ärata oma tõeline olemus, ole endaga väga-väga aus ja tea, et sinu kõrgem mina, sinu teejuht, saa sellega ühendust läbi oma tõelise olemuse. Ta on alati sinuga, läbi sisetunde, intuitsiooni sind kaitsmas, sind juhendamas, sulle vastuseid toomas, ole sellele avatud lihtsalt. Ja su elu on kergem, lihtsam, külluslikum ja sa ei tunne ennast mitte kunagi üksinda. Tema on sinu püsiv teejuht, sinu kompass siin elus. Eriti kui sa pead tundmatusse astuma, on hea teada, et sa ei ole kunagi üksinda. Kui sa pead tundmatusse rändama, astuma, liikuma praegusel eluajal, siis on hea teada, et sa ei ole tegelikult üksinda. Loodusega koostöö on sinu parim õpetaja tegelikult. Mina lihtsalt annan sulle mingid niidiotsad ja annan sind looduse kätte. Luban sulle endal edasi arendada neid asju, äratada endas, julgusega käia seda teed, mis sind rõõmustab. Lahti lasta erinevatest hirmudest, takistustest, teiste arvamustest, hinnangutest, kriitikast ja käi oma rada. Meil on üks elu, eks ju, okei, meil on ka eelmised elud ja järgnevad elud, aga ela seda elu justkui nagu see oleks üks ja ainus ja viimane. Mis paneb sind tundma ennast väärtuslikuna ja elu usaldavana, armastatuna? Mis on see? Ilma oma nimeta, staatuseta, teiste inimesteta, positsioonita. Mis on see, mis lihtsalt siin niisama rõõmustab ja läbi elu on seda teinud? Mis on sinu põhjatäht, sinu peatee, kus sa tunned, et sa justkui nagu kepsled? Ja mis on sinu lõunanael ehk minevikus kinni mustrid? Pööra oma suund minevikust olevikku ja sealt edasi tulevikku. Tule sealt mineviku soperdistest välja, teiste inimeste saatusest välja. Vabasta need armastusega, reikitades läbi ja liikudes edasi oma põhjanaela suunas. See on elukestev eneseareng. Siis sa oled voolamises, siis sa oled külluses ja sul on nii selles elus kui ka järgnevates eludes sul endal ja sinu järeltulevatel põlvedel kergem. Tule oma leinaprotsessidest välja, täida oma tühjus, vabasta oma emotsioonid, täida oma tühjus, aksepteeri ja liigu. Kas või aeglaselt ja tasapisi, järk-järgult, aga liigu edasi, praktiseerides reikit.
Reikiga see on kvaliteetaeg sinu iseendaga, sinu tõelise olemusega, sinu kui terviklikuga. Niimoodi mitte ükski väline ei murra sind. Sa oled võitmatu. Nüüd ma palun sulle, et sa oleksid jalad-allad maas, istuksid või seisaksid, mitte midagi ei oleks risti, vaid oleksid avatud. Avaksid oma pealael kroonsakra, oleksid reiki allikale avatud ja oma kõrgema mina juhatusele avatud. Ma teen sulle Taiko Maio 4. traditsioonilise tasakaalu sümboli, kõrgema mina, kõik on üks sümboli häälestuse. Et sa leiaksid kas nüüd või oma unenäos või pisut hiljem omaenda essentsi, omaenda originaalse koha, tee, saatuse, hingekutse. Ja mitte miski ega mitte keegi ei takistaks sind selles. Ja sa tunneksid külluse tunnet läbi selle oma igapäevaelus, et sa ärkaksid rõõmuga igal hommikul. Sa lubaksid avaldada oma täispotentsiaalil, oma annetel, oma hingeessentsil. Näeksid iseennast ja teisi läbi armastava pilgu, läbi armastuse filtri ja kõik see, mis ei ole armastus, langeks reiki algallikasse ja muunduks selleks ehk armastuseks tagasi. Et sa näeksid ka neid, kes võib-olla ei kohtle sind veel hästi, sest nad ei ole heas kontaktis iseendaga ja reiki algallikaga ja oma tõelise olemusega. Et sa näeksid neid mõistvalt, kaastundlikult ja ei võtaks midagi isiklikult, vaid saaksid aru, nad veel ei ole jõudnud sinnani. Ja et nad võivad olla sinu eelmiste elude peegeldused, sinu suguvõsa peegeldused, aga sa ei pea sellega kaasa minema, sa ei pea selle kaose ja tormiga kaasa minema. Sina loo rahu iseenda sees, oma keskkonnas, oma ümbruses, oma inimestele. Ja vali inimesed, kes rõõmustavad sinu suurtemate ja väiksemate võitude üle koos sinuga. Ole loominguline kõiges igapäevaelus. Ka lihtsamates ja suuremates asjades, ka oma töös kui ka kodupraktilistes asjades. Ka prügi vii välja selle mõttega, et ma viin oma varasema mustuse taaga välja ära. Ma käin duši all, ma pesen kõik need energiat, mis ma olen kogu päeva jooksul endasse võtnud või enda ümber kogunenud. Ma puhastan kõik need jäägid ära torust eemale. Ma pesen need nõud teadlikult, justkui nagu ma pesen iseenda kehameelt ja hinge. Ma kokkan armastusega, ma joon vett, laetud vett. Paku seda endale ja teistele. Koheldes ennast hästi, ka teised hakkavad märkama seda, et seda inimest tuleb kohelda hästi. Temas on mingi omapärane sära ja austus ja armastus ja väärtus. Ja nad võivad tulla küsima sult, mida sa oled teisiti teinud. Kas sa saaksid neid õpetada, siis sa võid nendega jagada. Isegi kui sa ei plaani olla reiki õpetaja, sa võid jagada seda, sest kõik, mida sa jagad, tuleb sulle hulganisti küllaga tagasi. Nii ka raha. Energia, raha, armastus, tervis, teadlikkus, valgus. Ava oma kroon, et kõrgem teadlikkus, et sinu kõrgema mina, sinu teejuhi või teejuhtide,
kaitse, suunitlus saaks läbi sinu voolata, jõuaks sinu teadvusesse, keha, meele, hinge. Nende kaitse, nende tarkus. Et see jõuaks sinuni läbi erinevate kihtide. Et kõik sinu erinevad aspektid, ta tunneks sellest kui ühtsust ja terviklikkust ja harmooniat, kooskõla, sünergilist koostööd. Kui seal veel ei ole, reikita see läbi. Vabasta kõik eelnevate suguvõsaliinide koormad. See ei ole sinu kanda. Võta oma vägi tagasi, võta oma sünniõigus tagasi, olemaks sina ise ja käimaks oma teed. Astu edasi sellest koormast. Juba vabana. Ole kui Reiki kanal. Austusega anna teiste mustrid, õppetunnid neile läbida, sest niimoodi on loodus ette näinud. Ja sina tegele vaid selle elu mustritega ja iseendaga. Kõik on üks, aga kõik on hingeõppetundides erinevatel tasanditel veel. Ja see on okei, me jõuame erinevas tempos, erineva ajaga läbida niikuinii need kõik need mustrid. Seega hinnanguks ei ole siin ruumi. Kui sa viibid looduses, tunne loodusega kui üks. Võid visualiseerida mingit oma lemmikpaika looduses, mis annab sulle väeka ja tasakaaluka tunde. Võid seda sümbolit, Taiko Maiot, kasutada kõikide teiste sümbolitega, alustades sellest ja liikudes esimese sümboli suunas. Kui sa vajad lisaväge, et saada kontakti oma tõelise olemusega, oma elu peateega, oma põhjatähe suunas liikumisel tundmatusse, nii sa ei tunne ennast mitte kunagi üksinda. Ja sinu abimehed nüüd maa, vesi, tuli ja õhk. Hinga oma hinge essentsi. Hinga looduspaigas, mis on su lemmik, kõike seda head sisse. Me oleme osa loodusest. Me oleme loodusega üks. Lahanna Nai koondab kõik need 4, kaasa arvatud Taiko Maio, sinusse kui tervikusse kokku. Me koosneme kõikidest looduselemenditest. Me oleme loodusega üks. Me oleme teineteisega hinge essentsi olemuselt, hinge olemuselt üks. Me oleme loodusega üks. Me oleme looduse osad. Ja sellega kaasneb sügav mõistmine, et igaüks omas tempos jõuab ikkagi allikani. Ole õnnistatud ja ole oma teejuhtide poolt alati kaitstud ja juhendatud. Just nagu mina olen seda tundnud, et ma olen. Aitäh sulle.